Michael Rezan. Welcome to Saudi Arabia. ma siiralt tahaks, et see töötaks. Kuidas see ei saa, kuidas see saab? No one more time. Kõva rõkk. Meile ikka ei kingitse, me ikka peame võitlema. 35 minti aega. Yeah, it's time. Mine otsi mulle auto, mida ma rentida saan. Ärevus tekib. Ma isegi ei jõudnud vaadata, mis vennad siin ümber kõik olid. Kõik tulid appi, aitasid, proovisime ikkagi lõpuks selle auto korda saada. Isegi rehve soojaks lasta, sest ma kartsin äkki läheb pool telg puruks. Me saime pool telje Suvemaa käest. Suur tänu. JDM Boys, ikka help, JDM Boys. 91 punkti. Ongi kvalli võita. What the fuck is going on? See on jah. Nüüd läheme lõpuni välja. Yeah, fucking awesome, God. Spend money what I waste, times money pays. You ain't ready for the eighth, she ain't ready for the eighth. He be riding on the wave, I ain't got a lot to say. Mine's heavy, give me space. Time's ready, let me blaze. Spend money what I waste, times money pays. You ain't ready for the eighth, she ain't ready for the eighth. Mad as savage, been back and I'm back and it happening, ready to blow. I remember doing deeds with Deji from the street, they left me on my own. Mom can't asking me about how I got the P, I told her leave it, mama grow. Then they're ringing off my phone, Times change, but mine's made though. I ain't got line patience, tried then though. Light bait, let's come close, but swear that when goes with the hair pack, never both loud. Get your bare white to my condo where I bare tracks with the gang. Catch that for the gram, snap that for the man.
these dudes do the most. No money in the hand, I ain't never had to feel away. Rhyme steady and they feel the wind. Occupation make it either way, never worry cause I can. Back chat from the white gang, took charge when they sack man. Passport with a milestone, make space when the bags land. This must be a daydream, Max got me the mad plan. My team never lied on, due a visit from the facts man. He be riding on the wave, I ain't got a lot to say. Mine's heavy, give me space. Pines ready, let me blaze. Spend money, what a waste. Times money, money pays. You ain't ready for the 8th, she ain't ready for the 8th. He be riding on the wave, I ain't got a lot to say. Mine's heavy, give me space. Pines ready, let me blaze. Spend money, what a waste. Times money, money pays. You ain't ready for the 8th, she ain't ready for the 8th. Fake clothes, same watch, fake crepe, same fucks, main squad, same lots, but flop, ain't what I'm on, aim up, don't stop, we beat leveling, proceeds increase heavily, don't need this man's energy, I be the one, beat the one. I don't make a song to make a song, the vibe is right, the mic will let me onto the sound, the light of mine, spit strong in the line, and pick me first before I'm gone, I ain't straight sicker with the workplace, to the ball spinner, don't fidget when I burst straight, me no more talk when I work late, fuck what you think, I'm a work race, celebrate wins like I'm alive. 3-6 got a mean list of the tracks. You man busy sleeping when I brainstorm as a plan. Linked to the underground, I don't even have to ask. Miss laughing with my brother now, I ain't talking about Dan. Catch up when he lands, snapshot with the fam. KNL did a madness, back soon going ham. Come see how we ride out, short change, smile proud. Been blazed for a while now, stay ready for the jam. He be riding on the wave, I ain't got a lot to say. Mine's heavy, give me space. Pines ready, let me blaze. Spend money, what a waste. Times money, money pays. You ain't ready for the 8th, she ain't ready for the 8th. He be riding on the wave, I ain't got a lot to say. Mine's heavy, give me space. Pines ready, let me blaze. Spend money, what a waste. Times money, money pays. You ain't ready for the 8th, she ain't ready for the 8th. No nii, tere tulemast Kulbilohu võistluse videosse. Mis ma ikka ütlen, on olnud väike pikk paus BMW-ga sõitmisest. Eile käisime Kehalas tegemas väikseid treeninguid, testisime autol igasuguseid erinevaid sillaseadeid, roolimisi, rehve, ülekandeid. Palju, ühesõnaga tegime palju. Nüüd oleme sellega siin Kulbilohus, ma olen tegelikult sõitnud esimese treeningringi ära. Tunne on siuke semikas, sest et rada oli selline semikas. Ehk siis kuna hakkas vihma sadama täpselt enne meie treeniringe, siis rada oli siuke märg täiesti alguses, siis teine oli siuke kuiv märg. Siis ma sain aru lõpuks 3. ringil, kui rada oli täitsa kuiv, et tegelikult peaks vahetama ülekannet. Nüüd vahetasime ülekande ja lähme teise grupi trenni. Trenni aega meil on siin piiratud, pool tundi ja pool tundi. Ehk siis jah, tuleb ennast kiirelt kokku võtta, kiirelt sõitma hakata. Ja ma ütlen ausalt, ma tunnen siin autos ennast parem kui varem. Ma ei tea, kas siin aitas see, et ma olen vahepeal Nissaniga sõitnud. Ma ei tea, kas siin aitas see, et ma käisin vahepeal Driftmastersil, vaatasin, kuidas teised meised sõidavad. Siis võtsin siseinfot natukene, kuidas kasutatakse selliseid autosid, mida nad seadistavad seal, mida nad kasutavad, mida nad teevad. Või eilne Kehalas sättimine ja tuunimine. Et kindlasti võib-olla kõigil on mingisugune väike mõju. Ühesõnaga, tunne on hea, lähme proovime teist treeniringi ka ja ega siis ei olegi, siis on koosolekud, peale seda peaks tulema kvalifikatsioon, ega siin pikka pidu ei ole. Täna terve päev on prool ja eile oli semipro ja homme on street, Sander sõidab meil streeti ka veel. Nii et, yes! Proovime kohaneda selle raske rajaga, mulle ta väga tegelikult ei meeldi. Aga tuleb sõita neid, mis antakse, neid radu, nii et peame hakkama saama. Ma loodan, et see ülekande vahetus tegi asja natuke lihtsamaks, nii et vaatame peale järgmist treeningut, kuidas meil läheb.
tundub, no nii, kahjuks me Kulviloos treeningud on saame kätte. läbi Nimestame, ja põhimõtteliselt esimese grupi kvalifikatsioonisõitjad hakkavad vaikselt lõpetama. Vaatan, et Karel on line-upis, nii et tema on teises grupis, nii et varsti hakkab teine grupp peale. Ütleme nii, et tegime väikseid muudatusi, need ülekandemuudatused, värgid, muutsime veel tagasi pärast ja tegime igasuguseid muid asju veel. Ja nüüd tundub, et ma ei tea, ühesõnaga, läheme panema. Ja tuul on päris hull. Ja vaatame siis, kuidas meil läheb kvalifikatsioonis, nii et loodame, et läheb hästi. Nii, qualification is over, ehk siis jah, kvall sõidetud ja väga kehvasti, ehk siis kuidas meil läks niimoodi, et esimene ring, kuna meil ei olnud veel rada täiesti paigas, kuna me tegime seal väikse muudatuse ja üritasime mingit asja parandada, siis jah, põhimõtteliselt esimene kvaliring oli selle asja testimine ja see testimine läks positiivselt, aga ka negatiivselt, sest et me sõitsime nina klipis ühe konuse maha ja see põhjustas meil 0, nii et me pidime minema teist kvaliringi sõitma, me teadsime, mida me peame parandama ja sealt saime, ma isegi ei tea mitu punkti, aga no ikkagi väga-väga vähe, seal mingi 55 punkti. Nii et ma tean, mis seal valesti läks, ma tean, mis seal muuta. Aga ma ütlen ausalt, seda on raske teha, sest et ütleme nii, et raske on selle autoga sõita seda rada, sest et mõned kohad siin rajal on, kus tuleks natukene gaasi liftida, aga ma teen seda natuke liiga palju, ma lasen seda gaasi natuke liiga palju maha, ehk siis kõik need vead, mis meil siin rajal olnud on minu vead, ehk siis kas ma ei oska punkt A küsida autolt mingisugust asja, tähendab tiimilt küsida autoga mingit asja, või siis punkt B, ma teen mingit asja reaalselt rajal valesti ja see auto ei andesta, sest et see auto on mõeldud pro-autoks, nagu maailmatasemel pro-autoks. Ja see on seadistatud nii, et sellega sõidad kas 100 punkti või sõidad väga kehva run'i. Ja meil on praegu läinud niimoodi, et me oleme sõitnud väga kehvad run'id. Järgmiseks vastaseks Craig Merilo, lähen jälle sinna. Proovin teha enda parimat, nii nagu kõikide runnidega, ilmselgelt ma ei lähe rajale ja proovi teha mingit kehva sõitu. Ja eks näis, mis sealt tuleb. Kas saame edasi või kukun välja või mis iganes, nii et jah, raske on see pro-klass. Selle autol ei ole mitte midagi viga. Ärge öelge, et Nissan on parem. Nissan oleks siin rajal 3 korda aeglasem kui kõik need teised pro-autod. Kindlasti väiksematel radadel on see okei, aga Nissan ei ole pro-klassi auto, sellega ei ole võimalik sõita nii kiiresti. See on lihtsalt pannimiseks ja see on niisugune lõbus auto. BMW on spordiauto. BMW-ga sõidetakse sport-drift-võistlustel, ehk siis kõval tasemel. Ja mida kiiremini ma sellega harjun, seda kiiremini hakkavad tulemused tulema. Ehk siis probleem ei ole autos, probleem on minus. Mina pean autoga järgi jõudma. Ma loodan, et see õhtub kiiresti. Nii et jah. Iga ringiga me saame paremini hakkama, aga loodame, et see tuleb kiiremini, nii et vaatame, mis edasi saame hakkama.
Nonii, meie võistluspäev sai täna läbi. Ehk siis kukkusime välja top 16 tandemis. Vastaseks oli vana hea Burkovs, ehk siis USA stiili autoga mees. Ja ühe korra me oleme talle juba kaotanud, võtsime ka teise kaotuse vastu, aga pole midagi öelda. Me lihtsalt, ühesõnaga, esimene sõit me võitsime, see võit ei olnud väga hea. Ütleme nii, mina ei olnud rahul selle otsusega, mis kohtunikud tegid. Ma saan aru, et seal oli alguses non-diesel zone, või tähendab, et seal oli diesel zone, ehk siis sa võid ees sõitjana gaasilt maha minna. Ühesõnaga, kus ma jäin? Ühesõnaga, see tsoon, kus sa sisened, seal tegelikult võib gaasilt maas olla. Mina lasin sealt gaasi maha, sest ma tundsin, et auto oleks libedaks. Ja tänu sellele sõitis
mis ta nimi oli, kurat küll. Ühesõnaga, sõideti mul otse jälitussõiduna ja teine sõit oli siis niimoodi, et minu jälitussõit oli siuke shady, minule tundus natukene, et ta ees sõites oli korra nagu otse, aga noh, see selleks, see oligi rasked olud, sest et rada on natukene märg, natuke kuiv ja jah, eessõidus me arvasime, või ma tundsin, et raja äär on libe, mis tähendab seda, et me jäime selle peale, et me sõitsime käik madalamalt, kuna ja nii-öelda soojendasin rohkem rehvi, ehk siis grippi oli rohkem. Aga lõppkokkuvõttes oli see, et see märgala kuivas ära ja tegelikult sai rattakiirus otsa selle teise käiguga sõites ja tänu sellele me ilmselt kaotasimegi. Ja ühesõnaga me kaotasime sellepärast, et me sõitsime nõukohust läbi ja me sõitsime nõukohust läbi sellepärast, et mul sai rattakiirus otsa. Nii et jällegi mingid asjad, mida sa õpid iga võistlusega ja nii ongi. Eks paneme tarkuse taskusse ja võtame järgmiseks võistluseks kaasa. Järgmine võistlus, mis meil tuleb, on nii-öelda fun-üritus, ehk siis Red Bull Carpark Drift. Ma ei tea, millal see video üles tuleb, kas see tuleb ennem Red Bull Carpark Drifti või millal see tuleb, aga kui see tuleb ennem, siis tulge kaasa elama ja kui see tuleb hiljem, siis tänud, et kaasa elama tulite. Nii et jah, peale seda on Vitšketel. Aitäh kõigile, kes on meid subscribe'inud. Pange kommentaaridesse, kuidas teile meeldis see video. Minge kindlasti liituge meie member kanaliga, sest sellega te aitate meid rohkem. Sellegast me saame igasuguseid võimalusi, et teha ägedaid videosi, et me saame käia trennides, areneda ja võib-olla lõpuks olla ka mingil hetkel poodiumil. Nii et jah, seega tõmbame siit otsad kokku ja aitäh, et vaatasite. Like, share, subscribe ja näeme järgmine kord.
nii, siis nagu ilmselt klippidest näha oli, siis kogematus sai nüüd probleemiks. Auto oli hea ja värki ja grippi oli vähe muidugi. Ja see kuradi vihm lihtsalt tuli selgest taevast. Nii-öelda selgest taevast. Ehk siis trenni ei saanud teha vihmaga. Selle autoga ma pole sõitnud vihmaga mitte kunagi. Ja mul ei olnud aimuga, mida turbokas teeb vihmaga, nii et seekord vähemalt jäi asi minu kätte, nii et tuleb lihtsalt trenni teha ja vähe lihtsama rajal alustada äkki alustuseks. Kehalasse sai kuivaga trenni teha ja ülihea oli, aga vihmaga ja kulbilohu, mis on nagu, kus on erinevad gripiastmed ja asjadest, et nagu sa läheb mäest üles ja mäest alla ja igast eks. Et siis sa ei saa nagu arvestada nii-öelda, ei ole ühtlane grippi, eks nagu raske on autot tunda. Ja kui sa oled sõitnud selle autoga ainult kokku mingi 2 tundi trenni, nagu üldse 2 päeva kokku kehale ja siis siin vapsi ei tunda algul välja, sest et see turbukaga on mingid nüansid, mis on vaja nagu õppida selgeks, et kui sa lähed ikka mäest üles ja ära gripib, siis sa pead nagu klass kikkima. Ja sellised asjad, nagu, mida vabalt hingavaga probleemiks ei olnud ja nüüd siis ongi, et nagu ka Maicel siis oleks vaja nagu trenni. Õnneks auto taha ei jää enam asi ja on hea. Nii et ilmselt Red Bull Car Park Drift on järgmine nädalavahetus. Sinna peab minema veel ja siis saame seal vaadata, see on niisugune väike parklikus. Seal saab ilusti lasta. Nüüd vaatame, mis seal saab. Kui seal Parkla driftis ka fail on, siis on, ma ei tea, tuleb driftikarjäär ära lõpetada. Aga ei tasu väga morniks minna, nii et näeme siis järgmine kord ja loodame, et õpin sõitma ka vahepeal. Ja ma saan öelda, et õpin sõitma, sest varem ma ütlesin, et auto on paskagi. Nüüd ma saan öelda, et ma vajan trenni lihtsalt. Nii et jah, samamoodi nagu Maikelil auto käib üle võimete ja on vaja õppida, nii et tiimi probleem, mitte ainult minu probleem. Kõik põdevad sama asja. Aga jah, järgmine kord siis näeme. Bye!